Oled sa kunagi päriselt mõelnud, millest reaalsus tegelikult koosneb? Tõenäoliselt on sul nagu meil kõigil peas üks nii-öelda vaikimisi seadistus. Arusaam, mis tundub nii ilmselge, et me ei sea seda isegi kahtluse alla. Aga mis siis, kui see vundament, millele kogu meie maailmapilt on ehitatud, on tegelikult vale? Selles lühikeses käsitluses esitamegi just sellele domineerivale vaatele väljakutse ja uurime ühte üsna radikaalset alternatiivi. See ongi selle materialistliku maailmavaate nurgakivi. Idee on ju lihtne, eks. Kõik, mis me oleme, meie mõtted, meie tunded, meie kogemused on lihtsalt keeruliste neurokeemiliste protsesside tulemus meie kolju sees. Teadvus, see on lihtsalt aju tegevuse kõrvalsaadus, see tundub loogiline, teadvuslik ja see ongi meie kaasaegse mõtlemise alustala. Ja siit tulebki see klassikaline terve mõistuse argument. Muidugi on maailm reaalne, see on ju kindel, see on seal väljas. Kui sa jalaga vastu kivi lööd, siis sa ju tunned seda, eks ole? Kuidas saaks see kõik olla ainult sinu peas? See tundub olevat materialismile täiesti ümberlükkamatu tõend. Aga vot siin ongi see iroonia. Uskumata, aga see terve mõistuse argument on tegelikult materialismiga otseses vastuolus. Sest materialismi kohaselt ei kogenud Johnson kunagi seda päris kivi. Ei, ta koges oma aju loodud kivi esitlust, närviimpulssides koosnevat hallutsinatsiooni. See päris maailm jääb alatiselt meie otsese kogemuse haardeulatusest välja. Nii et see, mida me peame intuitiivseks tõendiks, on tegelikult hoopis materialismiga vastuolus. Ja just siit hakkabki kogu see maailmavaade lagunema. Sukkeldumegi nüüd sellesse vaikimisi reaalsusesse ja otsime üles just selle prao vumbamendis. Niisiis, mis see materialism ametlikult on? See on põhimõtteliselt idee, et kõik algab mateeriast. Universum oli miljardeid aastaid lihtsalt surnud, teadvuseta aine. Ja siis läbi juhuse arenesid siin planeedil piisavad keerulised ajud ja plaks tekkis teadvus. Ja see ongi materialismi loogika. Sa seletad kõike, lagundades selle osadeks. Sinu keha koosneb rakkudest. Rakkud omakorda molekuulidest. Molekuulid aatomitest. Ja nii edasi, kuni me jõuame täiesti teadvusetute fundamentaalosakesteni, millel puudub igasugune sisemine kogemus. Ja see viib meid materialismi suurima takistuseni, teadvuse raske probleemini. Küsimus pole selles, mida aju teeb, vaid miks see millegi moodi tundub. Miks šokolaadi söömine tundub magus? Miks punase värvi nägemine tundub punane? Miks on kogu see infotöötlus seotud subjektiivse kogemusega? Materialismil pole sellele lihtsalt vastust. Mõtle sellele otse. Kui sa ehitad midagi täielikult teadvuseta ehituskividest, siis kuidas saab lõpptulemus olla teadlik? See on sama kui eeldada, et kui sa paned kokku piisavalt palju mustvalgeid legoklotse, siis ühel hetkel hakkab su ehitis ise värve nägema. See on lihtsalt loogiline hüppe, mis ei ole põhjendatud. See probleem on nii fundamentaalne, et see sunnib meid kaaluma täiesti teistsugust lähenemist. Mis siis, kui me oleme kogu asjast täiesti valesti aru saanud? Unustame korraks selle vana eelduse, et aju loob mõistuse. Ja küsime endalt. Mis siis, kui on hoopis vastupidi? See ongi see pööre. See on idealismi keskne idee. Me ei ole aju, millel on teadvus. Me oleme teadvus, mis kogeb aju. Idealism pöörab materialismi sõna otseses mõttes pea peale. See väidab, et teadvus pole mingi juhuslik kõrvalsaadus, see on kõige alus. See, mida me nimetame füüsiliseks maailmaks, kaasa arvatud meie endi kehad ja ajud, on tegelikult kõik nähtused, mis toimuvad teadvuse sees. See kõlab esmapilgul üsna pööraselt, eks ju, aga vaatame, kuidas see võis tegelikult toimida. Bernardo Castro pakub siin välja mõned väga head metafoorid. Ja see ongi keskne idee. Mõtle ajust mitte kui raadiojaamast, mis loob muusikat, vaid kui raadio vastuvõtjast, mis püüab kinni juba olemasoleva signaali. Universaalne teadus on kõikjal, aga aju ülesanne on see signaal maha keerata ja välja filtreerida kõik peale selle väikese, kehakeskse reaalsuse, mida me ellujäämiseks vajame. Sinu aju ei tooda teadvust, see piiab seda. Ja siit tulebki kõige hämmastavam osa. On olemas reaalsed tõendid, mis seda hüpoteesi toetavad. Mõtle sellele, on mitmeid olukordi, kus aju tegevuse vähenemine, mitte suurenemine, viib teadvuse dramaatilisele laienemiseni. See on materialismi jaoks täielik müsteerium, aga filtrihüpoteesi jaoks täiesti loogiline. Kui filter nõrgeneb, pääseb lihtsalt rohkem tegelikust läbi. See ongi Kastrupi põhimetafoor. Kujuta ette, et kogu teadvus on nagu üks suur jõgi.
ja sinu isiklik mina, sinu ego, see on lihtsalt väike veekeeris selles jões. See on ajutine muster, mis annab sulle tunde, et oled ülejäänud voolust eraldi, aga tegelikult oled sa alati olnud osa sellest samast veest. Loogiliselt võttes on idealism tegelikult palju lihtsam seletus. Mõlemad nõustuvad, et meie kogemused on reaalsed. Aga materialism teeb veel 2 tohutut tõestamatut eeldust. Esiteks, et on olemas terve universum väljaspool kogemust. Ja teiseks, et see tundvatu universum loob kuidagi maagiliselt ainsa asja, milles me saame kindlad olla, meie enda kogemuse. Idealismil pole neid usuhüppeid vaja. Vaatame nüüd, mida see kõik tähendab, sest selle maailmavaate muutuse tagajärjed on sügavad. Võtame selle kõige suurema küsimuse. Surm. Materialismi jaoks on see lõpp, tuli kustub ja ongi kõik. Idealismi jaoks pole see lõpp, vaid üleminek. See on veekeerise lahustumine tagasi laiemasse jõkke. Sinu isiklik lokaliseeritud vaatepunkt kaob, aga teadvus, millest sa koosned, jääb alles. Ja see ongi ehk kõige olulisem muutus. Idealistlikus universumis pole miski lihtsalt juhuslik või tähenduseta. Iga sündmus, iga kogemus on nähtus teadvuses ja seega kannab endas potentsiaalset tähendust. Reaalsus pole enam surnud mateeria kogum, vaid elav ja hingav protsess, millel on lugu jutustada. Ja me lõpetamegi selle küsimusega. Kui me ei ole juhuslikus, tähenduseta universumis, vaid oleme osa ühest suurest mentaalsest protsessist, siis on meie elud ja kogemustel tähendus. Küsimus pole enam selles, kas universum räägib meiega, vaid selles, kas me kuulame. Mida see kõik sulle öelda püüab?